mina olen Jonel, see juba sai teatavaks, see on siis meie kontorihoone Creative Union on 4. korrusel, see on Navigator House, ehk siis see on see, kus ma elan oma töist identity elu, võib-olla väga pikalt enam ei ela, kui üürihindu vaadata, aga hetkel see täiesti toimib. Ja siis teine pool on Kunstiakadeemia, millega ma olen väga pikalt seotud. Ma üritasin neid numbreid välja arvutada, et millal see õpetajatöö algas ja natuke neid numbreid ebavärasemaks, aga põhimõtteliselt ikkagi pikalt. Need on 2 poolust, aga tuleme tänase jutuajamise juurde. Ma nimetaks seda hea meelega jutuajamiseks, mitte loenguks, see kõlab liiga raskelt. Mulle väga meeldis see pealkiri Eesti käänete ilu on torest, et ma hakkasin tõesti mõtlema, et mida tähendab küsimus, millal disain ja mitte nagu normimise mõttes, vaid see oli selline tore, inspireeriv pealkiri ja mõtlesin, et kuidas ma selle tänase õhtu üles ehitan, mida ma räägin, kuidas ma seda struktureerin, nii et see oleks kuidagigi haakuv, kuidagi kontekstid mõjuksid usutavalt ja siis ma mõtlesin, et teeks seda sellisest fenomenoloogilisest vaatenurgast, et millal disain minu juurde tuli, kuidas olid minu puutumused disainiga, mida ma sellest mõtlesin ja kuidas see on ajas muutunud. Et kindlasti ma olen inspireeritud oma emast, Kaia Leharist, kes oli eluaegne Kunstiakadeemia õppejõud ka disainiteooria ja disaini ajaloo alal ja tema oli väga selline, kuidas nüüd viisakalt öelda, paadunud fenomenoloogia fänn ja see kõik algas tema huvist Heideggeri vastu ja lõpuks jooksis riburada pidi kõikvõimalikke mõtlejad välja kuni Merleau-Pontyni ja mul oli see õnn, et kuna me elasime 2 ja tal oli vaja kogu aeg oma mõttekäike peegeldada, siis ta ignoreeris tuima järjekindlusega seda, kas ma olin 10-aastane või 15-aastane ja lihtsalt kontrollis oma mõttekäike. Et sellepärast need mõisted tulid minu juurde võib-olla varem, kui oleks pidanud tulema või vastupidi, võib-olla tulid just õigel ajal. Aga ma katsun selle enda heietuse mahutada 6 ajaraami, et mul on nagu 6 ajaraami. Need on suhteliselt vabalt valitud ajaaknad, kus ma siis üritan mõtestada mina maailma disaini kontekstis, ehk siis kuidas ma ühes või teises ajaaknas disaini tunnetasin, mis ma sellest mõtlesin, kuidas ma suhestusin, mis ma sellest aru sain. Ja kui ma kõik selle olin korra harjutuse läbi teinud, siis tekkis mul üks huvitav mõte üldse, et see on selline huvitav fenomen taaskord, et sa vaatad nagu maailma, sa arened selles maailmas oma elukaart ja paratamatult küpsemisega toimuvad sinu loodetavasti toimuvad mõttemaailmas muudatused ja arengud. Ja siis sa nagu automaatselt haagid maailma endaga kaasa, arvad, et maailm areneb sinuga samas rütmis. See tuleb sellest, et kui sa maailmaga suhtled, siis pool kommunikatsiooni ju see enda toodetud. Nii, sügaval ma ei lähe rohkem, vabandust. Nii, ehk siis minu puutumused disainiga ja mida disaini mulle tähendanud. Ma kindlasti, taaskord tulles fenomenoloogia juurde tagasi, ma kindlasti ei paku definitsioone ega ürita ära määratleda ega paika panna. Aga võib-olla lihtsalt natuke mõtiskleda. Ja kui kellelgi on vahele täpsustusi, küsimusi, siis see on teretulnud, mind võib katkestada, sest ma räägin nagu nii natuke hektiliselt. Ja kuna mu faktoloogiline mälu on nagu ta on, et kui ma ikka ilmselgelt aastaarvu valesti ütlen, siis täpsustused on teretulnud. Ma mõtlesin, ma alustan aastast 1979 või 1985. Need on mõnes mõttes vabalt valitud aastaarvud ja ma mõtlesin, et mis oleksid need märksõnad, mis markeerivad, mida toona disain minu jaoks tähendas. See on natuke nii kitsikus, sest ma hakkasin mõtlema, et millal ma seda sõna esimest korda kuulsin, see pidi olema ilmselt seoses Bruno Dombergi saabumisega ja sellega, kuidas Kaia Lehari läks Eesti ehituse teadusliku uurimise instituudist Eesti Riikliku Kunstiinstituuti tööle. Siis tekkis minu koju lauale diskussioonid sellest, kas õigem on termin tööstuskunst või disain, mida see kõik tähendab.
ja nüüd ma juba teen esimese kõrvalepõike, aga ma hakkasin lihtsalt mõtlema, et nii nagu öeldakse, et esimesed 5 eluaastad määravad ära, millist ruumi sa turvaliselt tunned, siis tegelikult ka varases eas antud definitsioonid kipuvad suga kaasa jooksma ja aeg-ajalt, kui mu käest küsitakse või mind kutsutakse disaini arutelule, siis ma saan aru, et ma baseerun teinekord mingile 80. aastal köögilaua ääres kuulnud definitsioonile, mis vahetab vankril ja autole, et kuidas tootedisaini läbi selle defineerimise päris huvitav tegelikult, aga seda peaks haridust andes igal juhul arvestama. Aga tagasi teema juurde, ehk siis tegelikult eelkõige me peaks vaatama, mis see aja kontekst oli, see oli brežnevistliku Nõukogude Liidu lõpusirge, defitsiit, välismaal oli keeruline minna ja disain pärast seda, nagu ma hakkasin seda mõistma, mingis omas kontekstis tähendas minu jaoks iha ja ulma. Need olid asjad, mida ma ihaldasin ja need olid ulme asjad, see olid asjad, millest ma unistasin. Need olid välismaa asjad, mida tegelikult oli raske omandada ja ma panin siia märksõnaks, et see on asi. Jah, see on nüüd Dieter Ramsi grammofon ja mitte, ma ei pannud seda nagu niisama, et meil oli kodus grammofon Melodia 103M, mis oli minu meelest mis oli äärmiselt dysfunktsionaalne ja kohutavalt inetu. Aga samal ajal ma vaatasin disainiõpikutest, lugesin Dieter Ramsi 10 head printsiipi disaini kohta, vaatasin pilte tema Browni tootesarjast, küsin, miks need kandilised on, kuulsin seda, et nad on meie salajased nähtamatud abilised, üritasin lahti mõtestada veel oma puberteedi lapse aruga, mida see tähendab, et kuidas grammofon mind salaja abistab, aga igal juhul ma imetlesin seda minimalistlikku esteetikat. Ja kummalisel moel ma arvan, et tegelikult toona see, mis kaasa tuli, see tegelikult paratamatult jälitab mind, et me võime mälusse panna erinevaid asju, me võime ümber õppida, uusi teadmisi omandada, aga minu meelest on mõistlik nii palju üldse minapildiga saab tegeleda, ikkagi arvestada, et teatud asjad käivad meiega kaasas. Ja seal 2-3 disainiraamatut kindlasti riiulis isegi rohkem, ajapikku tuli need üha rohkem ja sealt ma siis õppisin tundma Giorgiariat ja Bertonet ja vaatasin imetledes kauni joonega toona, vähemalt see tundus mulle ilusad autosid ja ma ihaldasin neid, nad olid minu jaoks ulmeesemed ja kättesaamatud asjad. Ma teen lühikese läbijalutuse sellest, kuidas ma toona vaatasin neid asju, ma liiga süvitsi lähest, et ma tegin korralikul, inimene ikka prototüübib läbi, et ma tegin selle loengu ka korra läbi tudengitega ja siis kui oli 2,5 tundi, siis üks tudeng ütles, me peaks vist nüüd ära lõppema. Nii et sellepärast ma palusin ka, et kui ma jäängi rääkima, et siis ma ei solvu, kui lihtsalt keegi joonlauaga vahepeal vastu lauda lööb ja ütleb, et aeg on läbi. 80-ndad, ehk siis disain oli ka toona, ma ei teadnud seda sõna veel trend, aga uute välismaiste ihaldatavate asjade sünonüüm mõnes mõttes ja toona olid olümpiamängud ja olümpiamängudega 1980 tuli ka killuke ilusat välismaist elu. Sealt algas minu armastus purjetamise vastu, aga see mitte ei alanud sellepärast, et ma hullult merd oleks armastanud või et ma nagu oleks tahtnud kangesti sportlane olla, vaid minu meelest olid purjekad kohutavalt ilusad asjad. Ja siis kui ma üritasin minna purjetamistrenni, siis ma olin isiklikult solvunud, kui ma nägin ilusa valge purjeka asemel selle optimisti purjekat, mis oli nagu kohutavalt inetu, sest et minu nägemuses pidi hästi disainikataloogis nähtud hästi disainitud purjekas, ootame mind kai ääres, purjed üleval, ainult seda, et ma sisse astuksin. Aga see armastus siiski on siiamaani jäänud, need, kes mind tunnevad, need teavad, ma purjetan siiamaani, algus on sealt, aga see solvumine selle inetuse üle on samamoodi minuga endiselt kaasas. Ja miks ma hakkasin seda mõtlema, et popkultuuril ja popmuusikal ja tegelikult teatud nii-öelda esteetika või ütleb üldse kultuurisüsteemide teke on ka seotud väga tihedalt su eri vanustega, siis teatavasti muusika maitse, isegi kui me loobume noorepõlve lemmikutest, siis nende mõju meie edasisele käekäigule on ka nähtamatult suur. Ja toona siis 81-82 uus romantism Duran Duran oma enneolematu ilusa graafilise disainiga, millega meloodia jamasid ei saanud üldse võrreldagi, eks.
ja tegelikult ma mäletan, kuidas ma vaatasin Andunel need plaadikaasi, see kindlasti mõjutas mu esteetilist koodi tulevikuks. Minu meelest see oli kõige coolim logo, mis üldse sai olla ja ma kindlasti üritasin kõigest väest näha välja vähemalt nagu üks nendest tüüpidest. Seda, kas see õnnestus või mitte, või mu saalis viibiv abikaasa käest küsida, aga ma loodan, et üle piiri ei läinud ja ma loodan, et ma õigel ajal lõpetasin ära. Aga miks ma seda räägin, miks ma näitan nagu kauged slaidi, mis nagu ei olegi otseselt seotud minu tegemisega, tegelikult nad on, sest et ma olen mingi hetk ma tabasin selle hetke ära, kui ma veel ise graafiline disainer olin, et kuidas ma nagu sokutan mingid Duran Durani 83. aasta Seven and the Ratchet Tiger tagaplaadi motiivi endale sinna kusagile mikrolingi kataloogi dekooriks. Ja see, kui ma seda avastasin, siis ma sain aru, et ma pean ennast kontrollima, sest tegelikult seal ei ole nagu päris eluga võib-olla palju pistmist. Nüüd, kui edasi minna, siis ma pean tempot tõstma. No esimene kokkupuute logodega oli tegelikult logode ümberjoonistamine väikese Monopoli jaoks, kuna Monopoli on saada Monopoli mänge, siis ärksamad inimesed joonistasid need ümber ja ma arvan, et kusagilt mu huvi või armastus identiteedi ja logoteemade vastu võib ka seal peituda. Mul olid omad lemmikud, Lee Cooperit ma vihkasin, sest et ma ei olnud käeliselt väga osav ja ma ei osanud seda järgi teha. Kawasaki oli mu lemmik ja kui meil oli järgmine uue niimoodi sõpradega uue väikese Monopoli järgmise versiooni, sest eelmine ära mängitud joonistamine, siis ma kiiresti krabasin Kawasaki ja Suzuki endale, ütlesin, et Lee Cooperiga tegeleb keegi teine. See oli selline olmetasandil vaade, eks, aga samal ajal ma ei saa oma emast üle ka ümber peagi saama. Mu ema sai siis nii-öelda stipendiumi või grandi, ma ei tea, kuidas nõukaajal seda nimetati, ja tal oli võimalus minna pooleks aastaks Dessausse ja ka Hallesse uurima Bauhausi ajalugu. Ja siis ta loomulikult, siis ma sain juba teada, kuidas punkt teeb joone ja joon teeb pinna ja kõik need algtõed tulid enne keskkoolist, et taaskord ma pean ütlema, et ma olen tegelikult väga tänulik Kaia Leherele sellest, et ta jaksas minu peal peegeldada ja ära kannatas mu mõistmise või mittemõistmise. Igal ma sain aru, et Bauhaus on ülikuul asi ja sellest ajast on mul see murdmatu armastus, mis lööb ka tegelikult aegalt mu esteetilistes valikutes välja, EV100-ni välja, kui nüüd kiire kaarega kaasaega korra hüpataks. Aga mis seal juhtus? Seal juhtus niimoodi, et osadele ma olen siin rääkinud ka seda, et ta läks pooleks aastaks sinna ja ma pidin järgi minema. Aga siis selgus, et ta ei ole parteile, tal õnnestus anda kuidagi ideoloogilisi aineid Erkis niimoodi, et ta ei olnud kommunistliku partei liige. Ja kui siis KGB selle avastas, siis nad avastasid, et me oleme kahekesti. Ja siis nad lihtne mõtteharjutus, et kui me saadame pojad alle sinna järgi, siis mis on see motivatsioon, miks nad üle müüri ei roni, arvestades eriti veel, mis tegevusvaldkond oli ja mul ei lubatud minna. Ja siis ma elasin 13-aastaselt vist või mäleta, elasin pool aastat üksinna. Õnneks mul olid väga tervislikud, tegin kõvasti trenni, olid tervislikud eluviisid, ei läinud hukka, endal mul on selline arusaamine, eks. Aga siis ma ei viitsin endale süüa teha ja siis ma sõin kahte asja, ma sõin toorest liha, mida ma viilutasin ja praadisin panni peal, mingid muid normaalseid asju saada, siis ma sõin Kalevipäeva šokolaadi. Ja see mulle hullult maitsema, iga päev sõin umbes tahvli ära ja ma iga päev vaatasin seda illustratsiooni ja ma ei suutnud nagu suhestada. Ma ei saanud aru, kas see on nagu kohutavalt inetu või on ta kohutavalt äge või ühesõnaga ja miks ta just selline on, see nagu vaevas mind. Ja kes Kalevi kommivabrikuga nii-öelda nõukaaega on kursis, tegelikult seal ju käis disainide tootmine plaani kaupa, vist oli miinimum 2 disaini kuus ja tegelikult mingit turunduslikku või tootearenduslikku seost ei olnud, seal oli lihtsalt puhas plaanimajandus ja siis 2 kunstnikku, Diana Laev, kes seal veel olid, see on siis muudkui vuhkisid neid teha ja see on andnud ka selle imepärase kollektsiooni pakendi mõttes. Aga see on siis Ilse Rosenfeld Lepikson, jah. Ja siis ma sõin seda ja tegelikult
see oligi kahe väe. Ma olen korra seda veel kogenud pärast hiljem, aastaid hiljem, et sa vaatad mingile asjale peale ja sulle tundub ta esmalt kohutavalt inetu ja siis pärast ta saab osaks. Et kui ma esimest korda Lancia Lübrat nägin, siis ma mõtlesin, et see on maailma kõige koledam auto, irvik kassi näoga ja me vist sõitsime 10 aastat pärast sellega hiljem, aastaid hiljem, ehk siis ma lõpuks ostsin selle. Nii et tuleb vaadata ette, eks. Nii. Aga oli ka helged hetki, et üks müsteerium oli muidugi Villu Järmutiga, kes oli ka mu ema isiklik tuttav ja sealt tekkis esimene äratundmine, et need disainitud asjad on tegelikult, ongi nagu päriselt disainitud, et seal on ka autor taga. Sest et erinevalt paljudest mu eakaalasest, minu meelest see oli maailma kõige ägedam asi, oli Timbu-Limbu raamat, kui see ilmus, ma olin nagu tõeliselt vaimustuses sellest. Siis ma kuulsin ka esimest tõsist vaidlust selle üle, kas tegemist on plagiaadiga või mitte, sest mu tädi Maiu Rõõmus, kes on joonistusõpetaja, tema mees, arhitekt, tänaseks kadunud Kalle Rõõmus, siis vaidlesid omavahel, sest nad olid leidnud mingi Tšehhi raamatu, kus olid enam-vähem samasugused tegelased ja siis ma kuulsin sõna plagiaat, aga ma olin sellest nagu vaimustuses ja eriti mulle, nagu ma mäletan, avaldas muljet see, et ma teadsin ka seda päris inimest, kes nagu päriselt tegi selle. Võt, see oli siis lühidalt kokkuvõte, et ma arvan, et need juured ja suundumised on kusagil seal. Nüüd ma jätsin kiirelt tudengiaastad vahele, sest et aastal 85 kuni 94 ma õppisin kunstiakadeemias, aga ma ei õppinud disaini. Ma ei õppinud disaini sellepärast, et Eiki Soova oli Kaia hea sõber ja kui Kaia nägi, kuidas ta Eiki vaevles töö otsimisega Nõukogude Eestis, siis ta ütles, et Janel, ära seda mine õppima, et sealt ei paista midagi. Siis ma küsin, mida õppima minna, ta ütles, ma ei oskagi midagi väga soovitada. Mulle muidugi, see on mõnes mõttes vist takkajärgi mõeldud kontseptsioon, ma olin väga halb matemaatika joonestaja, et ma ilmselt peaks nagu nii sisse saanud, aga mulle meeldib niimoodi mõelda, see on mulle mugavam. See on see, kuidas ajalugu tõlgendatakse. Aga no, teine moraal on muidugi see, et eks sa pärast jõuad ikka sinna, kuhu sa jõudma pead, sest et eelnev lühike jada oli sellest, kuidas tegelikult see armastus oli juba selleks ajaks sündinud, ma ei olnud seda veel ära tundnud. Nii 95 kuni 99. 90-ndastest ma pean petmuse valmistuma, kui oodati pikka aega, sest et ma leidsin mõned materjalid ja see on päris ebaadekvaatne ülevaade ja 90-ndast võiks rääkida nagu terve, mitte tunni, vaid tunde, et ma ilma, see ei ole nagu isegi nali, vaid ma tegelikult mõtlen, et seda võiks käsitleda. Ma mõtlesin ka seda, kui käisime Volkmanni näitust vaatamas ja Volkmanni tuuril käisime ja see oli tore äratundmine, sest et see oli huvitav aeg ja märksõnadeks pani avantüürid ja avastused, ehk siis tegelikult see oli ju aeg, kus mitte keegi mitte midagi ei osanud ja samas tegelikult üritati seda avastada ja kui nüüd me tõstame selle tänapäeva konteksti, siis kliendid ei osanud tellida, nad ei teadnud, kuhu raha läheb ja see oli ka võib-olla esimene suur õppeperiood, ma mäletan minu esimesed agentuuri aastad 1994 kuni siis 1994 kuni 2000 oli tegelikult see, kus ma võin sisuliselt öelda, et meie tulevaste klientide rahakoti peal siis koolitati välja meie graafilisi disainerid, minu põlvkonna omi, mitte nooremaid. ja siis ütleme toonast nagu agentuuride eliiti. Mart võib vastu vaielda, aga vist ikkagi oli niimoodi. Oli oli, eks, jah. Ehk siis, ja tegelikult, mis oli see jõud, see oli, mis määras või mis juhtis tegelikult toonaste tegijate niimoodi tegemisi oligi nagu vajadus avastada kõikvõimalikke maastike oskusi ja ka tegelikult, ma lähen korra tagasi, avantürism. Ehk siis tegelikult see põlvkond on toona, kes jäid ellu, neid pidi olema päris suur annus avantürismi. Ehk siis tegelikult see eluhoiak, see oli muidugi üldse 90-ndatel, aga see puudutab ka seda skenet, et eluhoiak oli lihtne, et kui andis saatus mulle töö, annab oskused ka. Siis võtad suure töö vastu. Minu esimene suur töö kontuuris, kus ma töötasin agentuuris, siis agentuuri aastad oli 1994 kuni 2000. Minu esimene suur proovitöö oli viia ajakirjatehnika kõigile vanast fotolaost nii-öelda digitaliseeritud vormi ja teha ka ühtlasi uus kujundus. Ma ei osanud ühtegi kujundusprogrammi.
ma ütlesin, aga no, loomulikult, see ei ole probleemi, tegelikult on vaja ju tekstid ja fotod ritta panna ja ongi. Ja siis see päädis sellega, et ma sain ülesande kätte, Tehnika Kõigile toimetus oli toona Pirital seal hotellide majas keldris ja siis ma tegelikult ööd läbi istusin seal, vaatasin, üritasin aru saada, kuidas PageMaker töötab ja lõpuks sain isegi mingit moodi aru. No, ühesõnaga, see on eraldi pikk jutt, aga pärast pikki tohutud kadalippes ja ajakiri ikkagi ilmus ja kusjuures veel õigel ajal. Aga see tähendas hulk magamata öid, milleks ma tänases füüsilises vormis enam nagu võimeline ei ole, sest tõesti nagu enam-vähem nii see oskuste omandamine käis. Eks said nagu määravaks, kui see juhtiv jõud või ma mäletan, et oli see oskus. Ma mäletan, Mart Andersoni imetles, sest tema oli kõige kõvem käsi Photoshopis, tema oli esimene, kes oskas layer teha, varje teha ja kõik asjad läikima panna. Ja ma olin nagu siiralt kade tema tehniliste oskuste pärast. Mõnes mõttes ma olen täna ka siiralt kade tema tehniliste oskuste pärast, aga see vaatanurk on hoopis teine. Kindlasti oli see nagu ei taandu see pelgaks programmi oskuseks. Et need olid need ajad, aga seal olid kahte tüüpi kliendid, olid kodumaised kliendid, keda mainisin, kes siis tegelikult maksid meie õpiraha kinni, rääkisid 12 korda järjest, et nemad ei lähe pankrotti, näeduseks on Baltika ikkagi pankrotti lõpuks läinud, aga tänu siis perekond Milderitele kogu selle kooliraha eest, sest et Baltman, Kristiine, kõik need kollektsioonid olid toona minu hoida ja need materjalid oleks tore üles leida, et kui ma Volkmanni nägin, siis ka Volkmanniga koos me tegime mitu kataloogi ja see oli kindlasti äärmiselt huvitav töö. Ja teine segment oli välismaised kliendid, ehk siis need esmased arglikud maaletoojad, kes tõid välismasju maale, neid samu, mida ma siis kooliaastal olin ihaldanud, vaadanud ja imetlenud. Aga nendega oli see häda, et nendel aastatel veel välismaa kompaniid vaatasid meie maaletoojatesse tegelikult põhjendamatult kui kahtlastes tüüpides, sest et ilmus välja mingi, no nagu see 90 mees toona välja nägi, ütles, et ma tahaks saada Honda edasimüüjaks ja siis nagu ma kujutan ette seda Saksa keskuse juhatajat, kes vaatasid, okei, mingi Ida-Euroopa pätt, et kui lähedale ma ta lasen või ei lase, eks. Ühesõnaga mingid materjali ei saadetud ja kui lansseeriti midagi, siis lihtsalt nagu ei tõstetud toru, ei räägitud. Ja siis mida siis me tegema pidime ikka seda, mida me nõukaajal juba olime harjunud, et me pidime siis nagu olemasolevate materjalide abil seda kuidagi järgi tegema. Ehk siis kui toimus pidulik HRV lansseerimine, mis on üks naljakam näited, siis pärast pikka nuiamist mingeid materjale peakorterist ei saabunud, siis me ideestuudio Toomas Tikenbergiga ajasime reaalselt HRV ETV 4. stuudiosse, sest mujal ei saanud teda pildistada ja siis pildistasime seda. Teletöö selle ajal ei toimunud, eks. Aga ja noh, tegelikult kui vaadata, mis on vajalik päriselt auto pildistamiseks, millised suured ringvallustid või millised need päris stuudiod on, siis see oli omamoodi täiesti huvitav ettevõtmine, täiesti kasutu, ehk siis globalismini ja peakorteriteni ja sujuvate ahelateni oli pikk tee minna. Tegelikult oli see muidugi jälle taaskord tores, kui see takka järgi vaata, toona oli see peavalu, aga see oli ikkagi puhas rõõm. Ja seal välismaised kliente me teenindasime põhiliselt, see fotode tegemine oligi mul ideestuudioga, põhiliselt Toomas Tikenbergiga. Ja siis kui näiteks Johnny Walkert oli vaja müüa, siis me tegime ise neid, lavastasime neid, vaatasime, saime kusagilt välismaa pildi kätte ja siis püüdsime täpselt samasuguse järgi teha. Olime tagant pudeli katki, valasime õli ja Coca-Cola segu sisse ja pildistasime, eks. Selline tegevus muidugi hakkas mul kohutavalt ruineerima. Esiteks ma tundsin, et ma olen ikka see väike loll, kes joonistab seda Kawasaki logot, eks. Ja see oli see üks tunne. Siis teine tunne oli nagu, et see lihtsalt ei ole mõistuspärane, et keegi teeb mingit tööd ja see on nagu alandav, et siis nagu kopeerid. See oli üks asi, eks. Aga kõige hullem oli hoopis teistpidi protsess, et kuna ma olin kontuuris, ma olin palgatööline ja ma sain nende asjadega tegelikult väga hästi hakkama, siis mida paremini ma hakkama sain, seda rohkem tuli suuri rahvusvahelisi account'e minu kätte. Mis tähendas seda, et minu tööpäev koosnes, täna tõstame HRV pildi selle kasti sisse ja miski pildi teise kasti sisse ja siis nagu, see on tööpäev läbi, eks, ja ma
näiteks ma läbi põlen, tegelikult ma arvan, et takkajärgi vaadata, ma põlesin läbi või see ikkagi ühesõnaga ma mingil hetkel ma ei suutnud seda tööd enam teha, kuigi see oli tollases kontekstis ikka päris hästi tasustatud ja tegelikult siis jõuame järgmisse ajaperioodi, mis on siis tegelikult sissejuhatus Identityle ehk tegelikult Identity ametlikuks sünnihetkeks loetaksegi aastat 2002, aga tegelikult see ülemineku periood algas juba 2001. Ma mingi hetk juhatasin ka sellist 12-liikmelist disainistuudiot ja see oli ka väga hea juhtimiskoolitus. Ehk siis esimese hea juhtimiskoolituse ma sain Vene vangivalvurina seersandina töötades ja see oli nagu teine hea juhtimiskoolitus ehk siis disainerid, kes graafilised disainerid, okei, ma räägin selle loo ära, ma alguses mõtlesin, ma ei räägi seda, eks, aga varakapitalistlik agentuuriomanik Madislas vaatas, et osad disainerid vahepeal istuvad niisama. Siis ta tuli geniaalne idee, et mis nad istuvad niisama, et keegi peaks vaatama, et nad ei istu, kubjas ühesõnaga, et keegi peaks vaatama, et kui ta istub, et saaks kohe talle töö ette lükata. Ja siis ta, nagu ma ütlesin, et kuna mul tuli mingid asjad hästi välja, siis ta ütles, et okei, Janel, et sul on nagu kõrni sellest reklaamist, aga hakka disainistuudiot juhatama, et sul on 12 disainerit, nad nurisevad, neil pole loovat tööd ja pane nad kõik tööle ja kõik on hästi, eks selle peale muidugi need pooled disainerid tegelikult läks minema sellest loomulikult. Sest esiteks nad ei tahtnud sellist kuppi kamandamist, teiseks juhtus selline huvitav asi, et need disainerid, kes varem ütlesid, et neil on kohutavalt igav töö, et nad peavad tegema mingeid küljendusi, siis kui nad said vaba ülesande lahendada, siis nad olid vihased, et Jonel ei ütle ka, mis tegema peab, eks. et sellise loovkollektiivi pehme juhtimine, mõlema jõuga, nii pehme kui tugeva jõuga juhtimine on tegelikult keeruline, aga see oli mu esimene kool. Ühesõnaga, siis me tegime Identity. Ja see oli 2000 alguses ja siin ma panin nagu mõju ja jõud ka, et tegelikult see oli, kui ma lõpuks saan aru, et mis jõud ja mõju on, saab olla graafilisel disainil. See oli brändingu kõrgperiood tegelikult. Tänaseks on post-brändi või brändi järgne ajastu mõnes mõttes, et tegelikult brändid kindlasti või brändiga ei tööta kindlasti sellisel moel, nagu ta töötas 2000 alguses. Toona oli kõik väga optimistlikult meelestatud, mina kaasa arvatud. Ja see tundus nii huvitav, et tegelikult sa said ehitada kontseptsioone, mõelda välja storysid, lugusid ja mida paremini see välja tuli, seda suurema auditoorium, seda suurema kasutajaskonna said, seda rohkem raha, seda edukam sa olid. See oli veel ju heal kuldsel rahakultuse ajal. Ja näiteks selleks ju tegelikult see brändi optimism läks selleni välja, et see oli vist jaapanlast oli selline bränd nagu Will, mis loodigi brändi agentuuride poolt, mis oli ülejäänud ranch, kellele Toyota tootis autosid, Coca-Cola tootis karastusjooke ja ühesõnaga tegelikult kõik oli ühe brändi all. Mingil hetkel see kõik kõrbes, eks. Aga kui ma nüüd taas projitseerin selle, see on nagu mul see isiklik story siin, minu heietus sellest, kuidas ma nagu jalutasin oma teed, siis ma mõistsin, et tegelikult see on vahend millegi korda saatmiseks. Ma nagu tunnetasin seda jõudu ja mõju tegelikult, mida graafiline disain saab omada. Ma liiga palju toona veel ei mõelnud vastutuse ega muude asjade peale, vaid see oli, ütleme, esimene hetk. Ja seal toimus ka see asi, et kui me Identity lõime, siis kuni selle ajani, ma natuke täpsustan seda rollijada, mis siin sissejuhatus ka kõlas, siis ma töötasin veel graafilise disainerit, mul oli hiir käes ja ma reaalselt nagu tegin mingeid asju, siis nendel algusaegadel tegelikult ma õppisin asju delegeerima. Ehk siis ma liikusin graafilise disaineri rollist loovi rolli või artdirektori rolli või see on nüüd terminoloogia küsimus. Ühesõnaga, et selleks, kes seisab kõrval selja taga, käib ja räägib ja täpselt ei saa aru, kas ta on nagu müügimees, kontseptijuht või kes iganes. Okei, enne see irooniat natuke. Igal juhul ja ETV oli toona üks esimene sellised projekte, vist ka oligi 2003, kus ma ise ei teostanud oma ideed lõpuni. Selle tegi Kaarel Kivikangur, kes praeguseks väga palju enam graafilise disainiga ei tegele, küll aga see kella kontseptsioon,
mis täni pädeb, oli siis algusest lõpuni minu välja mõeldud ja siis ma tunnetasin, et mul on nagu mul on seda jõudu. Ja sealt oli ka mu esimese õppetunnid nii-öelda tiimijuhtimisena ja ülemõtlemisena, ehk siis see oli igatpidi kasulik. Aga mitu aastat see kell seisis kokku? Ma üritasin libiseda sealt edasi, aga ma lihtsalt mõtlen, kas ma jään aega või mitte. See seisis 11 või 12 aastat ja see oli niimoodi ja okei, ma siis lähen kohe päris, tuleb nüüd ikka täislausetega ja täislugu. Ilmar Raag oli toona ETV juht ja sealt mõned töötajad, kes siiamaani on olid kaasas, see tiim oli umbes 4-5-line, kes siis oli nii-öelda, töötas seda uut kontseptsiooni välja. Ja kui ma selle kella mõtte välja käisin, siis nagu see neile kohe nagu meeldis väga. Seal mitu klauslit, et ei oleks ekraani risu, et oleks mingi funktsioon, et ta mõõdaks Eesti aega, et oleks nagu piktogrammina jutustus sees, et oleks nagu ka mingi metafoorne tasand, et mitte lihtsalt tähistaja. See talle kõik meeldis ja siis me delegeerisin selle Kaarel Kivikangule graafilise disaini ülesandeks, ta asus seda kella joonistama, aga siis ma sain aru, noor ka veel suhteliselt, et ikka äkki ei ole nagu piisavalt. Ja siis ma läksin Kaarli selja taha ja ütlesin, kuule, et see on nagu kell, aga tee, et ta on nagu silm ka, eks . Ja siis ta joonistas kell silma, millest tegelikult oli raske arvustada, mis asi see on. See on mul ka kusagil arhiivis olla. Kaks ketast nagu. Ja siis Urmas Villmann, kontuuri loovjuhtis, see hakkas mu selja taga käima, ütleme, see on kehva logo, ärge tehke seda. Ta ei osanud sõnastada, mille see asi on. Ja lõpus, kui ta päädis lõpuks sellega, et siis ma mõtlesin, et Villmann on lihtsalt ajab mingit oma agendat, siis me klaarisime kusagil vist levist väljas allkeldris omavahelisi asju, et mis teema on, miks see projekti pidurdada, siis ta suutis selle sõnastada, et tegelikult, kui sa näitad kahte asja, said inimese segadusse, et ta nii on kujundlikkus sees ja ta muutub lihtsalt mingis tarbetuks dekooriks, eks. Ja sealt ma õppisin selle, et edaspidi ma kuulen ükstapuha, kui halvasti keegi ütleb, ma alati üritan analüüsida, et tegelikult kas ma saan sealt mingi oma kasu välja võtta, sest kui oleks toona see läinud, see oligi kõvasti EFM kui see, et Villmann oli tegelikult õigust ajal niisama. Ja aga siis oli vastutuse võtmise esimene nagu õppetund oli, et kohe, nii, muidu mul läheb see mõttel on sassi, siis ma pidin ju, tegelikult oli osad asjad juba valmis toodetud selle silmkella logoga, eks, siis tuli mingit materjale näitama, umbes üle andma, siis kogu see Eesti Televisiooni delegatsioon tuli sinna ja siis ma nagu tõusin püsti, mul on tegelikult üks väike uudis ka, et see logo, mis te ära kinnitasite, mis te kiitsite, millega te materjal tood, teate, see on tegelikult vale logo. Ja siis ma mäletan seda, kuidas Raaga vaatas mul otsa niimoodi, tükk aega vaatas niimoodi. See nagu head sõnad, siis ta ütles ka lõpuks niimoodi, tead Jolel, et ma tükk aega mõtlen, et sa paned ennast sellisesse olukorda, et sul peab tõsi taga olema, et ükski normaalne inimene ei pane ennast nagu nii halba olukorda, et tal nagu reaalselt nagu tõsi taga oleks. Selle tulemusel me tegimegi selle ümber. Nii. Kellele kuulub selle šrifti autor? See on tegelikult Kaarli enda käsitsi joonistatud. Ma nüüd ei mäleta, jah, tegelikult ta joonistas selle suhteliselt nullist. Ja tegelikult, kui autorus peaks kuulama, siis Identityle ja Kaarel Kivikangule. Nii. Ja ma lihtsalt rohkem ei liiga süvitsi lääs, ma suudan iga projekti kohta 3-tunnise heietuse teha, eks, aga pärast seda situatsiooni, kus ma olen öelnud, et kõik projekt on valmis, et see pole ikka, see on paar korda veel ette tulnud. Bauhoffiga oli sama asi tegelikult. Et ma kinnitan alguses seda kirja ära ja siis toodeti ka mingeid asju ja siis tegelikult ma lõpuks praegune kirjavorm tuli pärast puhkust disaineri käest, siis ma tegin sama asja, ütlesin, et aga see selleks. Ühesõnaga, ma võib-olla pikemalt ei peatuks, kui kedagi huvitavad mingid konkreetsemad projektid, nendesse veel süvitsi minna, eks, aga kuidas ma nagu selle perioodi tahaks summeerida, on tegelikult see, et ma tunnetasin nii-öelda nagu brändingu jõudu, peaks ütlema power, et olekski nagu täpne veidi mõtet anglo-ameerika laen siin kohas, aga enam-vähem selline see
attitude või see hoiak toona oli. Aga samal ajal siis minust ei saanud ikkagi sellist üdini paadunud kapitalisti teenrit ja kapitalismi õlitajat sest et no, natuke ma viitan taaskord oma nii-öelda päritolule või mu ema tegelikult vaatamata selle, et kommunistliku partei liige, ta oli tegelikult väga vasakpoolsete vaadetega. Et nagu Viru ärrikas oli kõige hullem sõimusõna ja ühesõnaga, et tegelikult raha teenimine oli saatanast ja ega see oli mul sees ja et kui ma nüüd natuke aega nii-öelda reklaamimaailmast väljununa brändimaailmale sattusin, siis ma natuke nautisin oma jõudu ja natuke nautisin seda võimu ja seda, et ka vabadust tegelikult, ka positsiooni tõusust, et ma ei olnud enam nii-öelda layouti tegev artdirektor või graafidisainer, vaid ma olin ikka kontseptsioonijuht aga mingil hetkel ikkagi ja siis ma hakkasin palju käima, siis ma avastasin, et mul tegelikult on palju õppida või ütleme, ma ei tea tegelikult graafilisest disainist midagi ja see oli üks intensiivsem periood, kus ma käisin mööda maailmaringi, ma käisin Nagoyas, Igor Rada kongressil ülemaailmsel, siis ma käisin ADC konverentsidel, D&AD konverentsidel, OFF 2005 oli, seal oli palju graafilise disaini üritusi, ma ahmisin ahnelt kõike seda sisse. Esiteks, et kogu seda hetkel nii-öelda õhus olevat visuaalselt kultuuri, pluss ka tegelikult ei ole midagi huvitavat, praegu kõlab natuke imelik, aga mulle väga meeldis kuulata, kuidas mingid vanamehed rääkisid, kuidas neil elus läinud on, aga mitte need meie kodused vanamehed, need olid ju teada ja tunda kõik, aga Neville Brodid, Dave Carsonid, kõik ütleme oma aja superstaarid, ma käisin neid kuulamas ja üks asi oli, et ma sain nagu ilmavaatelist seal esimest korda, siis nad tõstatasid tegelikult graafilise disaini nii-öelda positsiooni, vastutuse ja üldse, mida ta teeb nii-öelda oma tööks laial areenil. Ma mäletan Neville Brody, tal oli selline suur esitus oli ja revolution oli ja siis ta rääkis sellest, kuidas nagu et me kunstnikuna kasvasime, me õppisime revolutsionäärideks, aga nüüd me oleme mandunud käsutäitjateks ja et me tegelikult multimodaalses maailmas eeltehtud valikut kombineerides teeme nii-öelda graafilise disaineri tööd, aga see pole midagi õiget. Sest Neville Brody oli toonane superstar, kes palju Sir Brody. Ja siis ma nagu tänulikult kuulasin, et ma pole ka ainuke, kes hakkab nagu kahtlema selles süsteemis. Ehk siis tegelikult kõik need sõidud ühtpidi andsid mulle väga palju sellist graafilist sisendit, millest ma loodan, et ma ei ole nüüd ühesõnaga, mul on alati see hirm, et kusagil on see Duran Durani plaat ja kusagil 2002. aasta Neville Brody ja ilmselt on ka, eks, aga loovjuhina on mul sellest lihtsam hoiduda kui disainerina. Aga ühesõnaga, ma tegelikult sealt algas mõtlemine selle disaineri positsiooni üle. Ja nii see oli ja siis natuke ka kõik need, mida suuremaks läksid projektid, mida rohkem tuli mõnes mõttes ka kohalikelt klientide usaldus, siis seda teravam tahaks vaikselt tiksuma, et kas ma ikka nagu teen õiget asja või ei tee õiget asja. See on Eesti Energia aastaraamat, kus nad siis palusid, et me tegime infograafikut ka kusagil 2003 või 2004, ma ei tea, mis aastaraamat see on. Ja seal me tegelikult tegisime manipulatsiooniga. Aga mitte, et me nagu oleksime nagu teadlikult kurjad olnud, aga see oli nagu veel seda 90. avastusrõõm, et vaata, et kui näitad sellist monumentaalset graafikut, see tundub nagu head ained ja kui sul on nagu mingid segasemad ained, siis ühesõnaga tegelikult ma tunnetasin ära, et kui sul on võim, siis on ka võimalus manipuleerida ja tegelikult see hakkas mul vaikselt tiksuma, et siis ma sain aru, et ma pean sellega ju midagi tegema, eks, et see ei ole nii, et see on nagu, et ma teen seda lihtsalt tööks. Vot, ja siis see kõik vaikselt tiksus ja mul siis tekkis, no ma ei saa öelda, et teine läbipõlemine, aga teised küsimärgid oma tegevuse kohta. Ja see oli siis, saabus sobivasti ja nüüd see oli see kulmineerumine 2008 kuni 2011, et sobivasti saabus majanduskriis. Ja siis ma tegelikult mõtlesin, tõstsin siis nii-öelda selle oma mõtted, oma vaated, oma tegevuse väga selgelt ettevõtluse konteksti. Ma sain aru, et ma pean selle sinna panema, sest muidu ma ei ole nagu pädev
rääkima graafilisest disainist, vastutusest ega eetikast, kui ma tegelikult tea, kuidas ta toimib ettevõtluse mehhanismina. Et väga lihtne on öelda, distantseerida, öelda okei, raha on saatanast, palju raskem on tegelikult seda õigesti suunata ja see jäi mulle, selle ma seadsin endale nagu, see on siiamaani mu eesmärk kusjuures. Nii. Ja siis ma panin siia märksõnaks, et ma tegelikult tunnetasin mõnes mõttes tagasi lööke ja toona see periood oli see, kus ma üritasin nagu mõista just enam, mitte seda, mida tähendavad ilusad asjad, mitte seda, mida tähendavad oskused, mitte seda, mida tähendab võib-olla isegi see jõud, kui sa saad ilusa asjaga valmis, vaid et mida see kõik tähendab ja selleks nagu saatus teinekord seab sulle ette häid õpitubasid. See oli siis kriisi ajal, me tegime võistlustöö ja siis 2010 Shanghais Expo Eesti paviljon. Sellest ma võiks eraldi 10 tundi rääkida, aga ühesõnaga, ma üritan ta hästi kokkuvõtvalt öelda, see oli mõnes mõttes sundkäik, sest et Eesti riik, oli arutelu, kas nad peaksid sellises võikas riigis nagu Hiina üldse minema sinna Expole, kuna tegemist on ilmselgelt Hiina projektiga, nii-öelda promoprojektiga, see arutelu oli täiesti EAS-i ja valitsuse tasandil olemas, ikkagi otsustati. Argumentatsioon oli see, et mis kahju, et hea demagoogiline dialoog käis kogu aeg niimoodi avalikkuse tasandil, et mis kasu me saame, kui me lähme Hiina Shanghai Expole, siis vastus oli see, me ei tea, mis kasu me saame, aga parem ärme arvuta, mis kahju me võime saame, kui me hiinlased ära solvame. Ehk siis õnneks tänaseks on meil nagu see ka poliitiline suhtumine Hiinasse natuke teiseks, aga see oli väga huvitav eksperiment. Ametlik katuse teema oli Better City, Better Life, parem linn, parem elu, et siis nagu sellised justkui oli eesmärk koguda häid ideid linna arenduseks, mingeid urbanistlikke kontseptsioone. Selles mõttes me tegimegi siiralt ära, me tegime 33 põrsast, igaühe kinnistasime mingile novaatorlikule linnaarenduse-ideele. Kes oli isegi MIT-s õppis urbanistikat? Sevtšuk käis meid nõustamas kõik, väärendasime ära, et tegelikult MIT kraadiga inimene on selle peale vaadanud, kleepisime sinna külge, tegime ankeedid ja siis siiamaani naljakas. Koguti vist 50 000 üüratu arv ankeete, see oli tegelikult väga massiivse valimiga, väga põhjalik, väga korralikult koostatud uurimistöö, mis suure tõenäosusega kopitab, kui ei ole ära põletatud kusagil. Ma ei mäleta seda Hiina 7. ülikool selle keldrist, me sõlmisime nagu kokkuleppe, et ta siis võtab ja töötleb need andmed ja teeb reaalselt nagu midagi linna heaks või ütleme ja siis see mõnes mõttes mõjus ka mulle nagu šokeerivalt, et tegelikult see oli selline ühtpidi nagu kui ta oleks nagu teostunud, oleks ta imatabane sotsiaalse disaini projekt olnud, kuna ta teostunud, siis ta oli nagu selline sarkastiline kunstiprojekt. Ehk siis nagu ta oli, mõnes mõttes ta sisaldas mõlemad komponente ja siis kui kõik ütlesid, et tegelikult seda nagu serveeritakse eduloona, siis mina isiklikult ei serveerinud seda eduloona, küll aga täiesti nagu absurdse õpikogemusena, sest et see oli kõik anekdoodid, mis räägitakse, teostusid reaalselt. Ma ei uskunud seda, et saadad väikse JPG, küsid hinnapakkumist, lähed kohale, põrssad valmis toodetud, ilma, et keegi teavitaks. Lähed tualettruumis, vaatad paberit üle, siis nad on selle nagi pähe kusagile üles kinni kruvinud ja kõik see, kogu see protsessiline võlu oli ikka nagu üüratu. Ja siis me nagu, mul on üks episood just meeles, et kuidas meil oli nagu pikk arutelu, et kas nagu seal panna silmad või mitte. Siis ma olin 3 suuruses sea silmad välja printinud ja siis sobitasin seal, selleks oli vaja mul Shanghais olla. Siis Tiit Riisalo istus kõrval ja siis
lahkas mingi materjali valiku enam-vähem sama gabariidiga probleemi ja siis me mingil hetkel vaatasime teise otsa, et millega me tegeleme, eks. et kas see oligi nüüd nagu, mis asi see on, eks. Ja kogu innovatsioon, mida muidugi seal demonstreeriti, oli siis, et mobiiltelefoniga sai tõkkepuu panna tõstma, et sellist nagu see üks pakutavad variant ja veel sama leveli tasemel, nii et ühesõnaga selles mõttes ma imesta, et see aasta või no järgmisele Expole ei minda, kui Riisalo on majandusminister ja tal on nagu Shanghai kogemus all, siis oleks teistpidi käitumismuster hoopis naljakam. Ühesõnaga ma tegelikult nagu vastakad tunded, et ühtpidi oli nagu äge projekt, teistpidi ma ikkagi nagu tajusin seda ka tagasilöögina just nimelt, mitte läbikukkumisena ega millegi taolisena. Teine selline projekt oli Euroopa kultuurpilven 2011, ehk siis seal ma tunnetasin nagu poliitilist jõudu, et me tegime selle kontseptsiooni, mitu korda tegime ja tegelikult oli päris huvitav kontseptsioon, aga siis kui pidime hakkama rakendama ja tegelikult nagu põhiosa raha kogu sellest kampaaniast välja võtma, siis tulid IDEA poliitsõdurid kohale, ütlesid, et andke nüüd projekt üle ja edaspidi, et nagu Keskerakond vaatas, et kuidas see projekt üldse valesse agentuuri sattus, kus raha on, eks, et mingi identity toimetab, eks siis meilt võeti need ära, Toobal ja kes need tema sõdurid seal olid, istusin nendega nagu 90-ndatel kusagil, et ütlevad, et kuule, anna oma auto ära, eks on. Võt, ja noh, pärast täpsemalt vaadates ma sain aru, et seal, ma loodan, et Tartu on sisukam ja juba paistab, et on sisukam. Toona, kuna ta siis Keskerakondsusega juhtis, oli selline kleepsude panek olemasolevatele üritustele ja lõpuks ma isegi olin hea meel, et mu nime seal nagu suurte tähtedega küljes polnud, aga ikkagi nagu seda tunnetada oli halb. Aga need olid need tagasilöögid, aga siis ettevõtluses tegelikult meil oli disainikeskus, mul algas seal läbisaamine disainikeskusega, see on Aiserman, 2,5 meetrine argentiinlane, kes siis tuli ja rääkis, kuidas disaini tuleb teha ja Oblikuga siis vedasime nii-öelda disainiteemasid ja ütleme tegelikult nende kahe avaliku projekti tagasilöögi puhul, siis ma tagasilöökide tõttu ma siis mõtlesin, okei, korra ma nagu vaatan, ma nagu, mul enne seda oli nagu väga, ma tahan ainult avalikku sektorit teha, et ma saan rahvast teenida, sotsiaalne mõõde olemas, eks, aga kui Shanghai ja selle kultuuripealinnaga jõudsin, kuhu ma jõudsin, siis ma nagu mõtlesin, okei, lähme vaatame, mis seal ettevõtluses toimub, eks. Ja siis me kirjutasime raamatu, ma panin selle tähiseks, et 5 peale ja siiamaani küsitakse mult seda raamatut ja see oli väga oluline, sest et nüüd ma nagu ma ikkagi pikka aega toimetasin skeel, ma tegin juba ülisuuri projekte, mul oli kogu aeg selline tunne natukene, millal nad aru saavad, et ma tegelikult ei kuulu siia. Millal nad aru saavad, kuule skulptor, mine välja, eks. Siis kui ma see raamatu sain ära kirjutatud, siis mul läks see tunne üle, eks. Ja pealegi ma sain Ruti ja Martiniga nii-öelda intellektuaalselt tekkisid tihedamad sidemed ja selles mõttes see oli nagu selle perioodi võit, mille ma sealt välja tõin ja võib-olla kui need 8 nagu kokku panna, siis nad ongi selline hea kombo. Muidugi takkajärgi vaatan, et me tegime selle oma väike iroonia sees, et see on nagu, see räägib disaini kasutamisest ettevõtlusest, kuid ärimudeli mõttes või ettemõtluses väga valesti tehtud projekt, sest et esiteks, kui ameeriklased kirjutavad sellist raamatust, nad kirjutavad ühe idee ja siis kirjutavad siia paksu klotsi ümber ja annavad 7 välja seda taaströkki. Siin on nagu 25 ideed, see on õhuke vihik ja taaströkki ei tule ega tule ja muudkui küsitakse. Ja siis ma viimase aja olen hakanud andma, et ma võin selle failina saata, aga need näited on aastast 2011, ole ja saada ikkagi. Nii et see oli lihtsalt väike, kuna Martin on siin, siis ma mõtlesin, et ma räägin seda. Ja nüüd on see, et ma ei suuda täpselt aega. Martin, kas sa mäletad, millal ma hakkasin käima design and engineeringus? Aga design and engineering 12 tegime ja 2 aastat. Üsna algus hakkas, ma arvan 13 või 14, jah. Ja see oli ka tõukejõud sellelest, et selle raamatu kirjutamist ja disainikeskuse tegemistega ma olen Rutiga päris hästi nagu läbi saama hakanud. Ja minu meelest tema käskis mul sinna õpetama tulla. See oli ka muidugi selles mõttes, kes Rutt Meljaranskit teame tunneb, siis see on nagu hämmastav kõike nii-öelda puiklemisi kanaliseeriv, ignoreeriv,
enese kehtestamise oskus on tal täiesti imetlusväärne, see ei ole nagu mingi sarkasm, sest et ta ütles, et Jonel, nii, noh, me olime koos kirjutanud, arutlenud kõikvõimalik, et sa pead nüüd tulema, meil on selline rahvusvaheline magistrikava, siis pooled on insenerid, pooled on disainerid, Martin oskab sellest palju paremini kavaloojana rääkida, aga Ott ütles, sa pead tulema õpetama, et meil ei ole neid õpetajaid palju võtta. Ma ütlesin, okei, et lihtsalt mõtlesin, et esimene vastus piisab, ma ei oska inglise keelt ja mul ei ole tegelikult piisavalt, noh, mul ei ole seda akadeemilist haridust, et sinna õpetama tulla. Ja siis ma arvasin, et sellega vestlus lõppes, aga tegelikult vestlus lõppes sellega, et 10 aastat käisin juhendasin seal disainistuudios. See on üks paremaid koolitusi või õppimise perioodi, mis mul on olnud. Mul on hea, et Martin on siin, ma saan seda rääkida, ma võib-olla selles mõttes seda sõnastanudki, sest tegelikult nüüdseks lõpus kuivas see nii-öelda geograafia poliitilistel põhjustel kokku. Algus oli väga esindus seal Londonist, Uus-Meremaalt, Saksamaalt ja siis juhendan neid inglise keeles. Ja enne on Rutt ja Martin olid andnud neile teoreetilisi aineid, human-centered design ja mis kõik muud asjad olid. Et mul olid küll lapsepõlvest mis Van der Rohe ja Gropius oli ja Kandinski, see oli kõik selge, eks, aga ma arvan, et Papanekit ja Manzinit ja kõiki neid nimesid ma kuulsin seal võib-olla üldse mingis loengu käigus esimest korda, et mitte pillik ei oleks, siis tegin endale hästi kiiresti selgeks, milles asi on. Noh, et ma saaks nagu juhendada. Ja see oli parim kiirharidus, mis ma olen saanud. Et sellest ma olen kindlasti Martin ja Rutile tänulik, mul on hea võimalus siin tänada. Lahe. Võt. Aga 12–19 oli tegelikult, ma paneks selle sektori edu nime all, ehk siis tegelikult kuni Covidini võib-olla, et see oli see, kus mõnes mõttes ma nagu loen võib-olla Identity kõige edukamaks perioodiks, nagu ei tahaks sinna joont tõmmata, võib-olla läheb veel edasi, eks, aga vahefiniš, eks, noh. Ja tegelikult võib-olla siis see, kus ma nagu võib-olla esimest korda, ma arvan, et mu tegevustes hakkas nagu tänu kõikidele eelnevatele etappidele ka mingi iva või idu olema, et ja ka mingi kasu ja ma räägin kasumist, ma räägin nagu raha mõttes, sest kasumit ma olin enne väga hästi teeninud, aga kus tegelikult see oli komplekssem ja toona siis mu fookus või nagu, noh, ma tahtsin igasse sektorisse märksõna leida, et ma panin sellise protsessi, tegelikult ma sain aru, et kui ma juhin suuri projekte, et ma ei saa seda teha nii, nagu ma 2000 alguses ETV protsessi juhtis või selles mõttes nagu ma räägin naljalugusid siin Exposteks, aga tegelikult sa võid vaadata seda, kui naljakasse kohta ma sattusin ja ümberringi oli kari idioote, et kui ma oleks üksi saanud teha, et küll oleks hästi läinud, noh, tegelikkuses on, kui sa sinna satud teatud positsioonis, sa pead seda ise hästi juhtima. Ma teen väikse joogipausi vahepeal. Siis tagasi lapsepõlve, siis meil oli pikaajaline koostöö Kalevi kommivabrikuga ja siis mingil hetkel mul tuli see lugu meelde, mis ma alguses rääkisin, endale tuli meelde, see Kalevi šokolaad ja siis ma mõtlesin, et kui ma tahan nüüd aktiivset protsessi juhtida, kui ma tahan olla disainitiimi juht, kes algatab projekte, mitte kes täidab käske ja siis vaidleb, kas midagi on õiget, siis ma tegin Kalevile ettepaneku, et me peaks, nad olid hädas selle nostalgiasarja, tegelikult siiamaani natuke on, ja ma tegin ettepaneku eeposarja loomiseks, et selles mõttes ma võin julgelt öelda, et seda poleks ilma minuta. Okei, nii ma ei saa öelda, eks, aga see on konkreetselt minu initsiatiiv ja selle ei tasu nagu alahinnata lapselikku nostalgiat, sellel oli oma annused selles protsessis. Et ühesõnaga ma tegin ettepaneku, see olid 3 väga head retseptilist šokolaadi, mis vedelesid unustatuna kusagil riiulitel, ühe disain 69-ndast, teisel 95-ndast, kolmandal 2004-ndast ja inimesed ei leidnud üles ja tegelikult ta ei teeninud ka raha. Ja ma tegin ettepaneku, et see oli hästi pikk vaidlus, et mõnes mõttes protsessile see huvitav, sest et me võtsime ju mõnes mõttes kunstniku, võib-olla isegi ma juttu märkida, et tarbekunstniku illustratsiooni dekonstrueerisime ta algelementideks ja lõime uued ja see oli protsessina väga huvitav. Keegi ei uskunud, et see on võimalik. Lõpuks ma suutsin Kalevi juhtkonnas osad inimesed ära veenda, et neile ei antud peakontorist raha öelda, et see on mingi kohalik veidrustel ja siis nad võtsid turundusrahast seda, mis oli eriti head ja tegid selle ära.
ja see on nüüd, kui tihti küsitakse, et kas see disainiprojekt on teile ikka rahaga midagi tagasi toonud või et te siin räägite, kuidas see brändi mõõdad ja kõik see jutt on, siis siin on nagu üüratult head numbrid, mis on reaalselt kaardistatud tegelikult. Seal oli väga suur maineline, rahaline võit Kalevile ka. Aga kuna mul hakkab aega otsa saama, siis ma väga süvitsi sinna ei lähe ja siis ma tundsin, et kõik oma kontrolli ma oskan protsessi juhtida. Oskused on enam ei olnud mul oskusi, graafilise disaineri oskusi, aga siis oli siuke tore hoiatus, et või meelde tuletus, et kui sa näed ka maailma ratsionaalselt ja arvad, et sul on nagu võimalus seda kuidagi juhtida, siis sa ei tohi ära unustada, et entoopia on kusagil olemas, et juhusel naljal veal on alati ruumi või see on alati oma roll protsessis ja see on üks naljakamaid lugusid. Alguses ma ei julgenud seda rääkida, et kuidas see identiteet sündis. See oli konkursitöö, mis kõigepealt muidugi sündis sellepärast, et disainitiim, kes pidi valmis saama Eesti brändi uuenduse Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks, ei jõudnud seda valmis. Samal ajal pidi toimuma ka Euroopa Liidu eesistumine ja Riigikantselei olid suured ootused, nad ootasid disainitiimilt lõpuks ei tulnud seda kindlust, et nad saavad algusaegadeks selle valmis, siis tekiks paanika. Midagi Riigikantselei teeb, kui paanika kuulutab konkursi välja, eks. See oli umbes keselt suve või millalgi, siis konkursi tingimused olid võrratud. Et seal oli nii, et siis brändingu visuaalse identiteedi konkurss, kus siis tegelikult sujuvalt on ühendatud Eesti Vabariik 100 sümboolika Euroopa Liidu eesistumis 100 sümboolikaga. Tegelikult peale ajalise kokkulangemise mingit seost ei olnud seal. Ja kui nüüd rääkida, et bränding ja visuaalne identiteet, et see on eelkõige tähendusloome, see on nagu mõtestatud kommunikatsioon, siis see on nagu selline et räägi projektorist ja veeklaasist nagu samal ajal samade sõnadega mõnes mõttes. Ma ei tea, kas see oli hea neid, aga see selleks. Aga samas me aisime kohe ära, et see on nagu raske ülesanne. Tegelikult saime aru, nagu tundus, et ega see nagu teistele võib-olla ei olegi jõuhal. Mul on hea, et Kadri oli meil projektijuht toona, et ta oli ka seal konkursitöö juures. Siis me hakkasime konkursitööd tegema. Ja seal ma siis sain, õnneks mul õnnestus summeerida oma kõikide eelmiste konkursside kogemusest, et ERMi me kaotasime Velveti sellega, et meil on konkreetsed sümbolid, millega pihta hakata ja ütleme kusagilt ühesõnaga kõiki neid kogemusi kokku liites me jõudsime järeldusele, et me peame jõudma siis fetišeeritud numbrini, millel on nagu mingi graafiline kiiks juures, mis siis tegelikult loob selle, et ta tõstab tavalise numbri kusagilt laokirjast sümbolstaatusesse. Ja seal me tegime selle 18 100 mängu ja siiamaani hea, see on tegelikult üks mis on hästi veider, et on üks enim auhindu võitnud töö ja mille üle ma olen eriti uhke, et 2019 see võitis Moskvas Red Apple'i nagu kulla, praeguses nagu sõjakontestis mõtled nagu enam-vähem, siis me tegelikult mõtlesime, et me teeme lõvikoopast ära, sest kui keegi peaks Eesti Vabariik 100 auhinda mitte andma, siis see võiks olla Moskva konkurss. See on nagu täiesti uskumatu. Et nagu kui küsib, et mis on kõige olulisem auhind, siis see on natuke see võitlusvaimu teema, eks. Nii. Aga ja produtseeriti ja see on ühesõnaga tegelikult ta kõikide parameetrite järgi ta oli rahva lemmik ja oma lihtsas vormis tegelikult ka maitsed ületav ja tegelikult see, millest kõik unistavad, et ta alates teda sex-shopist lõpetades külameesteni kõik teda produtseerisid ja nüüd siis ma tundsin, et tegelikult nüüd see oli see, kui ma tegin mis jäi Shanghai'st puudu või mis jäi ETV-st puudu, et ma teen tõeliselt hea, mõtestatud, sisuka, kõike katva disainiprojekti, ma juhin seda protsessi ja tegelikult resultaat on mitte ainult festivali auhinnad, vaid rahva armastus, sest et avalik bränding on tegelikult rahvast, seda armastama panna ülikeeruline, mis on mõistav eriti sellise skeptilise rahva puhul. Aga see oli juba siis nagu kõik hästi oli, aga konkursi ajal oli see lugu, et algselt oli mõeldud, et see 18, et aastaarv ongi see, mis ühendab. See ühendab eesistumise, see ühendab EV100 ja siis see on fetiš ja disainer Meelisega kütameelis, teeme, võidutöö tuleb ja siis hakkas juba valmis, 3 päeva oli aega. Ja siis ma mõtlesin, et kadunud Margus Triibani ka selline komme, et tema saatis mulle aeg-ajalt oma disaine, ma ütlesin, et siin peaks midagi tegema, siis ta sõimas mulle täis, ütles, et ta teeb ise paremini, siis ma saatsin talle, oli ka umbes selline asi, no ta on mu eluaegne sõber ja siis me nagu aeg-ajalt nagu kontrollisime, minu arust ma saatsin talle selle kontsepti, kuule vaata, et meil on nagu hullult hea töö, tuleb kindlasti võitöö,
et mis sa arvad, siis ta ütles, Janel, sa oled muidugi geenius, aga tead, see üks väike aga on, et eesistumisel ei ole aastaga 2018 mingit pistmist, kuna Brexiti tõttu ta tõsteti ettepoole, ehk siis kogu see idee kukkus 3 päeva enne konkurssi vastu maad mullaks. Ja mis oli, see on hästi huvitav, ma tegelikult enda arust olin juba, ei olnud enam 30-aastane, 20-aastane, juba kogenud protsessijuht ja ikkagi mu mälu suutis seda informatsiooni, kasulikku informatsiooni, mis lasi, oleks mul ebamugava signaali saanud, suutis seda tõrjuda. Ma pärast mõtlesin, kuidas see sai juhtuda, et ma ikkagi nagu kontrollisin. Siis ma sain aru, et ma olin endale mõttesse mõelnud, et ta ikka otsapidi kuidagi ulatab sinna 2018-sse. Et see oli, siis mõtled, et ükstapuha, kui kaua elad, muudkui õpid ja ikka teed mingeid naljakaid asju. Aga see oli 3 päeva oli aega, siis 1 päeva, terve laupäeva siis me mõtlesime, mida teha, et pooleli ka, et päris palju tööd oli tehtud. Siis me mõtlesime, et okei, et see on 18, on lahjem küll, aga et joonistame 17 kõrvale. Peaks selle üles otsima, siis me nagu päev otsa joonistame siia number 17 kõrvale, mis okei, tal ei ole kontseptuaalset jõudu, aga vähemalt nagu püsib kuidagigi koos, eks. Muidugi see ei toiminud, see puhas kräpp või puhas praht oli see, mis sealt tuli. Ja siis mõtlesime, okei, mis siis on, et võtame selle geomeetrilise kujundi teistpidi lahti, et tal on geomeetriline alge kõik, ta on hästi lihtne nagu algosadest, ta paneb mingi muu kujundi kokku, siis nagu lapsed pani mingisugused erinevaid kujundid kokku ja siis saime sellise, vaatasime, okei, et see näeb nagu päris normaalne välja, algusest oli meil see pulk oli ka seal keskel samadest elementidest, siis me saame öelda, et see on kõik nagu üks nagu Lego ja nad on sedapidi seotud. Ja siis mõtlesime, okei, sellele peab mingi kontseptsiooni ka välja mõtlema, et mis asi see on, et see on nagu mingi jonnipon või asi ja siis mõtlesin, et siin on mingi tasakaalu teema, eks, ja siis sel ajal oli Euroopas hästi aktuaalne, siiamaani on need vana 2 kiirusega Euroopa, vana Euroopa ja uus Euroopa ja siis me mõtlesime, et tegelikult tasakaalu küsimus, et me ei saa Euroopa Liidus kuidagi nagu seda tasakaalustust kätte, eks, ja kui nüüd Eestil väike riigil on võimalus olla eesistuja võõrustajaks, et siis kes siis veel peaks sellest võitlema, et kõiki kohaldaks võrdselt ja tasakaalu eest, me veel, et kui mitte Eesti, me vaidlesime, kas equilibrium või balance, et mis see õigem sõna on ja siis mõtlesime, läheb unity through the balance, kirjutasime juurde, unity through the balance, eks. Ja edaspidi ma päriselt ka ma julgen nagu mingi pool aastat seda igaks juhuks rääkida, sest et ma tahtsin, et kõik jääb mulje, et meil on nagu hullult läbimõeldud protsess, kõik analüüsid õigel ajal, testid õigel ajal. Ja siis oli muidugi tore vaadata, kui siis Jüri Ratas oli ka pähe õppinud, see oli unity through the balance, et nagu see hetk, kui ma nagu telekast vaatasin, siis mõtlesin, et kuidas seda sünnilugu teab, et see on nagu see natuke oli kahju, et tegelikult kogu see üritus oli lõpuks, Renata Keert tegi täiesti raju avapeo, eks, ja siis kõik hakkas kuhjuma, see logo lugu, siis avapidu ja siis kui Tõnisted, purjetajad, minu lapsepõlve iidolid, siis hakkasid oma intervjuusid inglise keeles andma, siis mul jäigi mulje, et kogu see üritus ongi, et seal on nagu dramaturg on öelnud, et see on küll tõsine üritus, aga teeme nii, et on see nii-öelda komöödia mõõde ka juures. Vot, 20–24, et siis ma mõtlesin, ma pean siia ka midagi panema. Aga et millega ma siis, mis on need märksõnad, mis mind praegu võib-olla juhivad või kui ma nagu räägin disainist praegu, siis on ikkagi üha rohkem vastutusest ja haridusest. Ja tegelikult tähendus. Nüüd tudengid küsisid mu ka, ma tegin selle loengu ära, palju pikemalt läks, kokutasin ja rääkisin kõik need elemendid lahti ka või aga siis nad küsida, kuidas okei, millal see on disain? Et ütle ära, et sa rääksid nagu oma pika loo, et millal see õige on, siis mõtlesin, et tegelikult lugu on selles, et see kõik on, küsimus ei ole, et disain on ilus asi, on head oskused, on juhitud protsess, on sügav tähendus, on kõik asjad korraga kihilid, see on lihtsalt jutt sellest fenomenoloogilisest vaatenurgast, et mis mulle ühes või teises eluetapis õppides, tehes, toimetades mulle, mis mind juhtis, mis mulle tähtis oli, mis oli märksõna ja tegelikult hea oleks, kui tegelikult selles vallast, igas vallas, mitte ainult disaini vallast, tegelikult ka mõtleks korra, et see on nagu mõnes mõttes enda määratlemise küsimus, et ja fookused võivadki erinevad olla, et sellest on juttu, et mis on nüüd ikkagi number 1 ja mis on number 2, et võt.
aga aeg hakkab ümber saama, mul on veel 100 slaidi enam-vähem erinevaid töid, aga mis räägivad nagu tähendustest ja tegelikult ma vaatasin, tõstsin need kiirelt sisse ja siis mõtlesin, kas see on see, et me oleme siin muuseumi kontekstis, et aga väga palju on näituse teemad siia saatnud. See ei ole nagu see, et mingi müügiasi, et tuli muuseumisse, panen kõik oma muuseumi asjad ritta, aga võib-olla lihtsalt selles töös on seda tähendusloomet kõige rohkem, et kui me tegime, ma ei tea, on natuke aega veel, jõuan veel rääkida. Et see oli ka Riigikogu 100, ma räägin nüüd neid naljakaid lugusid juurde natuke, see oli Riigikogu 100 hoone näitus oli Riigikogu sees, see oli 23, ei, 22. Ei, 2 ikka. Ma olin ära ookeanil sel paar kuud, see oli 22, jah. Ja siis oli niimoodi, et kohutavalt pikk ettevalmistus oli ja siis nagu 3 kuud ma olin Eestist ära, kui ma tagasi tulin, sain aru, et mitte midagi pole juhtunud, et ikkagi nagu meeletu stressikoht oli. Aga mitte sellest ei näht rääkida, et see kontsept oli selline, et mõtlesin ka, et kontrast või harmoonia, et kuidas see töötab, et kui meil on vaja teha näitus Riigikogus, mis on nagu väga selline ekspressionistlik arhitektuur, väga spetsiifiline, et harmooniat on väga raske teha, nii et see nagu kitsch ei ole, et teeme nagu kontrasti peale, et siis need joonistustunnis, need algkujundid, mida kõik õpivad, et nagu demokraatia esimesed sammud on, siis nii on siin ka nagu, et õpi kõigepealt kuubikut joonistama ja kõigepealt seda, et see nagu kuidagi tundus, et see allegooria, see pole isegi metafoor, see on pigem allegooria, et see sobib nagu sinna. Ja oligi kõik ilusasti püsti ja siis mul paluti kõik 2 koomilist hetke oli seepärast, mul jäävad need naljakad asjad alati meelde. Ja siis Mart Kalm pidas kõne, kuna ta on selle kohta raamatu teinud ja siis see oli nagu hästi selles mõttes naljakas, et ta pidas oma kõne ära kõigepealt ja järgmise pidi mina kõne pidama, aga Kalm põristab R-tähti, see oli vaikne, kõik kajas. Ja siis kui ma sinna läksin, siis mõtlesin, kuidas ma hakkan rääkima niimoodi, et kõik mõtlevad, et ma osatan teda lihtsalt. Siis ma nagu mõtlesin reaalselt, et ma teen vähemalt esimesed laused on ilma R-tähted, et siis pärast läheb kuidagi sujuvamalt. Tuli hästi välja. Siis teine koomiline asi oli, et mul paluti siis, kui presidendi paar tuli nii-öelda vaatama seda näitust, siis millegi pärast see maja pereneline Illi Ong ütles, et Jonel, tee sina ekskursioon. Ma ütlesin, ma ei tunne seda maja, et ma reaalselt eksin ära. Siis ta arvas, et see minu jälle mingi loll nali, et kuidas ma ei tunne. Siis meil oligi, et siis Jüri Ratas, taaskord tema ja siis presidendi paar, siis me tegime seda ekskursiooni ja me muidugi päädisime kusagil koridori lõpus seal nagu kogu see auvahtkond selja taga ja siis kõik vaatavad mulle otsa. Et okei, et kuule, et lähme minema siit, et kuule, et meil on vaja saali, aeg on otsas ja kõik nagu, mõtlesin, ma ei oska minna siin, me oleme siin kusagil tagasopis, eks, siis Ratas oli, ta oli vist see Riigikogu, mis ta on nüüd spiiker või, ühesõnaga, kuule, nüüd, mis me teeme nüüd, lähme, sina annad siin majas töötada, sina juhi, eks, aga need Eesti elu arvusused. Siis kui me Vargamäel tegime surmanäitust, mis tuli ka päris tore läbipaistvad sellised teemad, seal mulle meeldis kõige rohkem see ülesande püstitus, et täpne ülesande püstitus on alati ju veetlev ja seal oli Reelikas, Vargamäe direktris, siis palus, et Jonel, et teeme sellise näituse, aga teeme, et ta ei oleks sünge. Aga tegelikult me saime hakkama, et me tegime ta harda või sellise pitsilise, eks, aga lihtsalt ma täpselt seda sõnastust ka ei mäleta, aga see oli nagu ühesõnaga, et sellepärast nagu need on huvitavad. Need näitusprojekti seal on lihtsalt igast lahedaid asju. Sellised koomilisi vahejuhtumeid tekib. Vabamüürlastega, me saime ka vabamüürlaste loožis käia, seal oli näituse püsti pannes on alati kuraatoritel tahavad liiga palju teksti teha ja üldiselt on välja arvatud mõned üksikud juhtumid, kas või Narva muuseumis enamasti on museaale ka liiga palju, aga kui me läksime sinna vabamüürlaste varakambrisse, üks nagu Smaugi lossi läinud, et neil oli need kulda ja karda oli kohutult palju, see oli äge. Ja siis meie digiajaloo näitus, väga tore näitus oli. Ma siis tegelikult tõmban siin vaikselt otsa kokku, sest et eemal paistab silmapiiri taga on küsimused. Et ma praegu siis lahkel loal
on õige aeg või noh, natuke üle. Aitäh kuulamast!